kuulama muusikanõunike podcasti siin Delfi meediamaja stuudios, kus sel korral paistab ka tõesti päike. On kriitikud Merit Maarits ja Siim Nestor. Otse loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets ja loomulikult täname meie toetajaid Muusikalinn Tallinn ja Converse Eesti. Siis tasuks igaks juks vist mainida ka kuulajatele, et me salvestame reedel, aga nädal enne eetrisse minemist. Et on tõesti kindel, et siin vahepeal võib juhtuda suuri asju ja me lihtsalt ei tea nendest, et ärge siis... Valimised saavad läbi vahepeal. Valimised saavad läbi ja tegelikult täna, ma kujutan ette, et siin olijate jaoks ebaoluline sündmus, aga mina, kes lapsena olin Kissi fänn ja Kissi lemmikliige Ace Frehley, oli mul ikkagi selline Tamagotchi. Et tema täna lahkus, mis on järjekordne nukker sõnum, aga eks ta oli kõvasti ka oma elu jooksul joonud ja kõuki teinud, nii et pole ka ime, et ükskord siis kutsutakse ära. Aga kas mingid muid uudiseid popmuusika maailmas, Siim, on sul meile millest rääkida? On. Ma tahaks esiteks ühe eelmise nädala saate asja välja tuua. Vaata, me kuulasime, hindasime seda Gorillase lugu, mis oli ülipikk, ligi 7 minutit ja koosnes Peeter Koppeli külaliskriitiku arvepidamisel lausa 4 erinevast osast ja siis mina rääkisin, et selle esimesest osast saaks väga ideaalse raadioiti. Ma märkisin, sellest laust ongi tehtud, ta ongi lõigatud mitmeks tükiks ka. On olemas part 1 ja see part 1 ongi see kõige raadiosõbralikum. Nii et täitsa potentsiaal olla selline lugu, mis tambitakse meie mällu. Teine asi, mis meil on siin mitmel korral jutuks olnud, on siis Ameerikas Super Bowli finaali kontsert. Jääb ära või? Ei, see jää ära, aga see organisatsioon Turning Point Ameerikas, mille alusepani oli Charlie Kirk, kes siin mõni aeg tagasi mõrvati. See Turning Point kavatseb korraldada alternatiivse selle vaheaja show. Kus siis? Ma ei tea siis, võib-olla siis selle finaali staadioni kõrval kuskil või mine sa tea, aga niigel on niisugune plaan neil on. Ülekande, see on tegelikult põhiliselt vaadatakse seda ju... Ülekande, televiisorist, tõsi. Aga selline plaan neil on ja ega ei ole tänapäeval raske ise ülekannet ka teha. No lasku käia. Jah, aga tegelikult ma tahtsin rääkida sellest pikemalt sunu, et Instagramis, kus ma nüüd tänapäeval rohkem, sest ma proovin sotsiaalmeediast lahti saada, mitte jääda vaidlustest, siis ma olen seal. Instagramis sattus mulle ette ühe sellise huvitava muusikapoe reklaam. Ma kujutan, et sina, Raul, oled kindlasti üks asjaga kursis, et tead, et selline asi toimub juba ammu. See on selline pood, kes müüb vanu väga rariteetset tantsumuusika klassikute või siis lihtsalt vanu rariteetseid väga kehvasti kättesaadavaid asju ja nendest neid digitaalseid versioone puhtalt. Selle poe mõte ongi see, et nad otsivad mingid plaadid, mida ei ole enam saada, mida keegi ei ole uuesti välja andnud ka ja on teinud nendest otse nende vinüülide pealt ripid ja müüvad neid. Aga kas see on seaduslik? Võt seda ma ei tea.
Kui nad ennast niimoodi reklaamivad, vast äkki siis ikkagi on. See ei tohiks seaduslik muidu olla, aga no nad saavad kokkuleppele selle autori või selle plaadifirmaga, aga see hoiab kokku seda, et me hakkame jälle seda plastmassi trükkima. Vabandust, et me niimoodi vinüüli trükkima. See on tõsi, igast jura ei pea tõesti vinüülile panema ja ma loodan, et see, ja paistab ka, et see vinüüli hullus hakkab vaikselt mitte nagu parmupilli hullus, vaikselt ära lahtuma ja saavad need tõsisemad vinüüli inimesed rahulikult oma vinüülielu edasi elada. Ja seal poes on veel on see, kui sa lähed sellele mingile loole või plaadile, siis nad on seal ka kohe välja toonud, et paljudel Discogsi kasutajatel see plaat olemas on ja paljud, vaata sealt saab panna, paljudel on the wishlistis, siis kui see vahe on jõle suur, siis pluss, et nad on siis nagu selle originaali hinna ka välja toonud, mis võib siis olla aeg-ajalt väga kallis. Väga huvitav moodus, rariteetse hausi ja tekno. Ma siiski tahaks sellele kohe, nagu öeldakse, vee peale tõmmata, et ikka eriline loll olema, et sealt nüüd ostma hakkab, kui on olemas Soulseek. Mis asja, nagu selle jaoks on ju Soulseek. Kas sa seda nime mainisid üldse või? Mis see pool? Ära maini, mingu põrgu. Revived, aga ma ei tea, seal Soulseekis on kõik olemas või? Nojah, põhimõtteliselt nad viivad tahaks küsida, et Revive'is on kõik olemas. Soulseek on minu jaoks täpselt selle jaoks ongi hea koht, et on plaate, mida ei ole võimalik enam osta või kui on, siis on mingi meeletu hinnaga, et sealt saad ikka ta kätte. Sinusugune suudab Soulseeki kasutada või? Ma korra mõtlesin ka selle peale. Sa ei suuda ju. Mul on olnud head õpetajad. Olgu. Nii, aga sellest... Ma ei kasutan seda üliarva, aga ma olen seda kasutanud, see on tõsi. Aga... Just nimelt selle jaoks, kui mingi haruldane asi vaja kätte saada. Ja sellest edasi veel, eelmisel näol oli uudis, et üks DJ Inglismaalt, Brightonist, tahab teha uut Guinessi maailmarekordit seisneb selles, kui mitu erinevat plaadipoodid on 24 tunni jooksul külastanud. Praegune maailmarekord on 20 poodi 24 tunni jooksul ja tema tahab seda nagu üle lüüa. Ta mingi 8 inimest on palganud, kes siis hakkavad vaatama, et kas ta ikka käib nendest poodidest. Igas poes peab ta mingi ühe plaadi ostma ja siis teeb pildi. Kas öelda, et omal ajal sa ise käidid vähemalt 10 plaadipoes Londonis, kui nüüd veel palju oli? Et mis kummaline? Ei, tundub, et on lihtsalt plaadipoodi ei ole nii palju enam. See on siuke tore vana mees, kes tahab lihtsalt sellega populariseerida siis plaadipoodides käimist ja veel tähtis on see, et ta liigub ainult ühistranspordiga veel nende vahelt. Väga põnev ja ma alguses mõtlesin, et see on mingisugune selle nalja saidi uudis, nagu nüüd on tantsu ja klubi muusika kohta väga paljused, mõtlesin, et see on mingi nali, aga on ikkagi päris, aga mulle meeldis ühe tüübi kommentaar sellel, et ta teeb seda sellepärast, et nendes online plaadipoodides käimine on sama nii-öelda siis cringe kui see sync-nupp. Kehva kommentaar. Merit, kuidas sinul läinud on? Hästi, seekord ma olen joonud. Kõht ei ole tühi. No juua siit saab siin ka ju. Jaa. Ma oleks tegelikult arvanud, et eelmisel nädalal oleks suutnud Siim ka kusagilt sulle mõne banaani välja mõjuda. Võluda. Võiks olla küll banaanikorv võib-olla järgmine kord. Aga kuna meil nii lühikese vahega salvestame 2 saadet, siis olukord on suhteliselt sama. Mõned plaadid kuulasin vahepeal juurde. Ma nüüd lõpuks... See on hea, tähendab, see ei ole hüsteerik. Jah. Kuulasin John Mosey läbi. No nii. Ma ei tea miks, aga ma olin nii üllatunud, et see nii hea on. Soo. Ma kartsin, et sa ütled, et sinu arust ei ole hea, sest minu arust on see mega. Mul oli sama sõna, kus juurde... Meek. Mul oli sama sõna peas, kui ma sellega lõpuni jõudsin. Et
sest ma käisin seal Paavli kontserdil, eks ole, siis seal ma ei tea, kuidas tal need vanad uued lood seal jaotatud oli, ma ei mäleta enam, aga siis mulle tundus selline, et see on üks asi minevikust, mida oli tore elavas esituses vaadata ja siis ta jääb sinna, aga see uus album nagu võttis kaasajas ka julgelt omale koha, et kuigi nagu soundi mõttes ta ei ole ju nagu, ta on väga iseloomulik ja mõnes mõttes samades mustrites. Võiks öelda lausa oma stiili ja nüüd on seda lihvinud lihtsalt. Jah, et ma olin üllatunud, et see kõnetab mind aastal 2025 ka. Nendes meeleoludes, olgu need siis nii tumedad kui tahes, oli õhtut meeldiv veeta. Mingi teine album oli ka, mis käis, oli paar Itaalia kuulasin ka ära. See on okei või? Võiks olla parem. Sest ma kuulasin mingid singlite, see oli sümpaatne, aga ma ei ole albumit veel kuulanud. Ja sa mängisid hommikusaates, ma kuulasin ka. Ja see oli üks neist singlitest. Seda mulle alati meeldinud. Üks neist singlitest, mis mulle võib-olla nii meeltmööda ei olnud, ega kui nüüd neid esimesi üks album vist ilmunud, äkki üks. Äkki vist 3. Igatahes see eelmine. Esimese andis välja see Teen Blunt ja siis tuli 2 tükki seal Matadori all. Okei, siis see must-valge Matadoriga, see oli see, kui nemad minu juurde jõudsid, et see natuke see mulle tundus natuke eksperimentaalsem, kui tavaliselt sellised bändid teevad. See istus rohkem, et see uus vajab sisse settimist rohkem, et sealt huvitavad asjad enda jaoks üles leida. Praegu nagu võib-olla teiste bändide sekka natukene upub, kes veid sarnases žanris. Mul on hea meel tervitada meie, hakkab pudistama kohe siin, meie saatekülalist Meister Jaani, tere! Tere! Ja imelik lugu, aga siin rääkisime enne saadet juttu ja sa ütlesid, et sa ei olegi kunagi ei muusikanõukogus ega muusikanõunikes käinud, et imelik, kuidas see võimalik on? Mul oli nagu raske üstada. Kuidas see et ei, ma tahangi nagu vabandada, et me oleme alati mänginud ja sa oled ei öelnud või mis? Ei ole küsitud. Pole kutsutud. Hämmastav. Täitsa arusaamatu lugu, et vähemalt üks üllatus tänasesse päeva, et vaata peeglisse mees. Aga jah, hinges olen teiega olnud, ma olen kuulanud küll seda saadet. Seda on rõõm kuulda. Ja oli rõõm kuulda, on meil kõigil rõõm, et sa oled uue albumi valmis saanud. Täna ilmus. Jaa. Et nagu siin ikka küsitakse, et kuidas album valmis? No põhimõtteliselt... See on nagu teistsugune kui su varasemad. Põhimõtteliselt küll, kuigi see eelmine oli ka juba nagu suunaga sinna poole natukene. Aga viimase 2 aasta jooksul põhimõtteliselt paaris erinevas kodustuudio moodi kohas ja ei olnud tegelikult konkreetselt nagu kontseptsiooni, et ma nüüd teen albumit, vaid lihtsalt tegin muusikat ja siis saatsin Villemile, kes on Õunaviksi boss ja ta arvas, et on nagu klapib küll kokku ja siis otsustasime välja anda. Ja salvestad ikka ise kõike neid asju? Jaa, ise olen insener ja produtsent. No täitsa hämmastav. Jah, tuli veel üks mõte, lisamõte tuli pähe, kas ma räägin. Ühesõnaga, eelmisele nädala saates me mängisime esimest singlit selle plaadi pealt. No see oli lugu, mis oli varem väljas. Või tähendab, tuli see Meelehein või? Jah, Meeleheina mängisime. Okay. Ja siis, sa ei ole saanud seda kuulata, sest selle Peetrisse alles täna. Aga üldiselt sai kiita, aga ma mäletan, et sealt käis ka läbi jutt, et produtsent võiks olla. Et see võib-olla, et produtsendid ei ole nagu niisama, et selge see, et võib peaks endal tunne olla, et ma suudan ju ka teha, aga alati on hea, kui on keegi kõrval, kes ütleb, kuule, oota nüüd. Ja on jah. Aga samas, kui sa nüüd räägid, et sa oled selle kõik ise produtseerinud, mina olen natuke nagu selles mõttes teritan kõrva, kuidas trumme salvestatakse. Trummid olid väga hea soundiga. Eks sul on muidugi hea trummar, tuleb välja. Ja on küll. Aga olid ka väga korraliku soundiga. Kus sa salvestasid neid? Kodus põhimõtteliselt lahenasime trummid ja panime mikrid külge ja salvestasime. Mikrid olid küljes, jah? Ei, panime mikrid külge.
ei, ma saangi aru jah, et ühesõnaga olid need, ühesõnaga sa ei teinud mingisuguse paari overheadiga seda lihtsalt. Ei, igal trummil oli ikkagi mikker küljes ja kuigi ega ausalt öeldes ma varasemalt ei ole nagu naturaaltrummidega üldse teinud midagi, et mingid rütmimasinad ja nii. No just. Nii et selles mõttes on väga huvitav olnud just see, et ei ole nii, et paned lihtsalt sneeri valjemaks, vaid kui sa paned sneeri valjemaks, läheb ka 100 muud asja valjemaks koos sellega. Kui hirmsad lärmi teevad taldrikud, eks ole. Aga see on nagu inspireeriv ka tegelikult. Ja... No aga see asi balanssi saada on jube keeruline, aga pealiskaudselt, kui ma täna jõudsin seda albumit kuulata, siis pealiskaudsel kuulamisel tundus väga ilusti balansis kõik. Jaa, aitäh, tore oli. Ja ise tehtud, vaat siis. Saigar Vals mängib. Ja, võt. Aga mis põhjusel sa nüüd liigud sellises siis nagu bändi formaati? Uued lood lihtsalt on nagu olnud sellise struktuuriga, et ma alustasin rohkem nagu, ma ei tea, elektroonilisest muusikast inspireerituna ja tehnolik värk võib-olla, aga uued lood on pigem nagu salm, refrään ja sinna kanti ja siis seda nagu lihtsalt ei saa üksinda oma mingi looperi ja sequenceritega teha hästi ja siis on kuidagi loomulik olnud sinna bändi poole liikuda. Ja, aga sa esined ju väga palju. Jaa, enamasti soolo, aga ma tahaks rohkem bändiga teha. No vot, nüüd ma hakkangi mõtlema, kui hakkab bändiga esinemas, sul ju sul tasud see hakka käima. Ei, muidugi. Ja... et sa hakkate rohkem küsima. Nojah, ja tegelikult sellepärast saabki üsna vähem. Meil nüüd eelmine kevad oli esimene kontsert bändiga ja siis ma olen ikka pakkunud, nagu kui kutsutakse esinema, et äkki bändiga, aga bändiga on kallim ja siis enamasti valitakse odavama variant. No muidugi. Aga samas uusi lugusid me lihtsalt ei saa üksinda teha, nii et kui uusi lugusid tahetakse, siis peab bändiga tegema. No siis tuleb loota, et plaat läheb lendu, nagu öeldakse. Ja. Ma olen tuleb meelde üks video ammusest ajast, kuidas sa esined lasteaias. Ja seal käib siis selline reiv ja lapsed on kõik õnnelikud, et neid lasteaia keikasid endiselt. Ei, need on elu jooksul ainult paar tükki olnud, aga millegipärast mul on selline maine nüüd, et ma ainult lasteaedades esinengi. Sel suvel, sa käisid ühel meie festivalil ka esinemas ja samal päeval oli sul veel ühel teisel festivalil esinemine, et mul on selline tunne, et sa ikka tegid kõvasti tööd suvel. Ma lugesin kokku mingi 30 kontserti või midagi taolist, et ma ei teagi, see on selline keskmine, ma arvan, et mingid tüübid nagu puuluubid ja taolised teevad ikka kõvasti rohkem, et aga samas... Sa kohe võrdled ennast selle absoluutse tipuga, ma saan aru, et mõistlik. Aga samas ma olen ka üllatunud, et niigi palju on, et vahel nagu mõtlen, et palju siis Eesti rahval seda meisterjaani veel vaja on, et on tänulik ja tunnen ennast privilegeerituna. Ja. Aga kus on kõige ägedam olnud esineda? No kusjuures see suvi millegi pärast see Kikumu oligi üks lahedamaid või võib-olla isegi kõige lahedam, kuna kuidagi, ma ei tea miks, aga mingi vibe oli hea ja tuli inspiratsioon peale ja tuli hästi välja. Mina olin ka täiesti üllatunud seal, et kuidas see publik seal sul nii peos oli. Jah, ma ise ka ei tea, sest tegelikult ma olin selleks hetkeks üsna väsinud ja nii edasi ja siis... ja, lahe. Mis asja mul oli, nüüd tuli meelde. Sa tegid ise ka ju festivali teinud? Jah, me koos Taavi Tuleviga tegime Wilsandi Transi. Tegelikult tema küll oli see rohkem see programmi pealik, nagu, et ma lihtsalt aitasin nad ka. Sa pakkusid pinna välja? Esialgu me tegime seda minu vanemate hoovis esimesed 8 või 7 aastat või ma mäeta. Kuniks siis neil küllalt sai ja siis me tegime ühes teises kohas seal Wilsandi saare peal. Ja nüüd viimane suvi jäi ära tegelikult, aga eks neis võib-olla kunagi toimub veel. Aga mis põhjusel ära jäi? Ei viitsi enam või sul on liiga palju esinemisi? Ja... No see on keeruline, et mis põhjusel, aga põhimõtteliselt nagu entusiasmi oli vähevõitu enda poolt, sest ega sellelt ei teeni ju midagi ja siis kui see võtab suvest mingi suure tüki ära ja mitte ainult, et saab mingeid lahedaid asju teha, vaid ikkagi mingi 2 nädalat oled nagu ehitusmees akutrelliga, et ma kuidagi ei tõmba nagu käima. Aga te tegite seda kuidagi veel niimoodi nagu pool salaja või pool mitte ametlikult, mis oli ka nagu sümpaatne. Ja meil mingit Facebooki eventi pole olnud, et just. See oli tore. Ma mõtlengi, et teil pidi olema ju kindlalt, mina ei ole kunagi jõudnud, ma käin Hiiumaal, vaatan, et kõik need teised saared on kõik väga kahtlased, loll nali. Aga
eeldan siiski, et teil oli hästi lojaalne publik, kes seal aastast aastasse käisid, et see oli nagu selline oma seltskonna üritus, et nemad annavad andeks, et ei tee seda enam või? Küllap annavad, jah. Okei, ühesõnaga riialda väga pole saanud, tundub siis. Ei no ikka kahju oli inimestelt ära jäi, aga eks näis, tegelikult ei ole võimatu, et see veel toimub kunagi. Aga uut plaati hakkad ka presenteerima? Jaa, põhimõtteliselt 25 ehk laupäeval vist üks päev peale selle saate eetris olekust on Tallinnas, on Graalis. Lähed mujale ka? Jah, 23. on Tartus. Okei. Ja päris põnev nagu selles mõttes, et vaevalt, et ma kuskil mujal nagu neid samu lugusid kõiki esitan. Et selline ainukordne asi tegelikult. Bändiga peab tegema ka proovi, eks ole. Ja seda on kõvasti tehtud. Kuigi ma kujutan ette, et sa neid oma sooloasju harjutad samamoodi ju, et... Jah, kui harvemini kontserte on, siis harjutan, aga kui mul on iga nädal midagi, siis mõnikord ei harjuta ka, et jah. 25. siis. Kes sul seal bändis siis praegu täpselt on? Aigar Valls trummidel ja Greta-Liisa Grünberg bassil ja laulab ja natuke klahve ja Parmupilli mängib ta ka. Aga plaadi peal kas ka näiteks meil oli siin just sellest juttu, et selles Meeleheina loos, kes seal taustal laulis? Seal laulis Riste Päkki. Seda me arvasime, et seda kirjas ei olnud, et siis aga... Seal mingi advanced credits'ites ikkagi oli kirjas ka, aga mõtlesime jah, et kuna ta nagu lihtsalt, ta oli mul juhtumisi stuudios, kui me Tõde ja tegu tegime ja siis mõtlesin, et mul selline lugu, äkki tahaksid siia Päkki laulda ja siis ta laulis, et ma ei teagi, kuidas see on, kas ütled featuring inimese kohta, kes ei kirjuta sõnu ega ei mõtle midagi, vaid lihtsalt laulab Päkki, vist ei ütle, või? Jah, vist ei pea, tõesti, et paned lihtsalt sinna kuskile vahelehele kirja selle. Sul tuleb, kavatsed teha vinüülplaadi ka? Jaa, on valmis juba. Lausa, kui tore. Sorry, et panustan. Jaa, tegelikult sul on ju professionaalne plaadifirma, issand jumal, millest me räägime. Aga hästi, hakkame muusikat kuulama, Eesti ja mitte Eesti lood, vaheldumisi ja hindeid anname 1-10. Olemise ilu märkan, enda märkan õde head. Kas märkan inimeseks olemise tegu märkan, tõde märkan, vale tead. Kas sinu käidud teede radu mööda astuda võib sõber hea? Koos õhtus hommikuni taevatähti vaadata, neid langeb üle pea. Radu mööda astuda võib sõber hea. Koos õhtus hommikuni taevatähti vaadata, neid langeb üle pea. Kas sinu käidud teede radu mööda astuda võib sõber hea? Koos õhtus hommikuni taevatähti vaadata, neid langeb üle pea. Olemise ilu märkan, venda märkan, õde head. Märkan inimeseks olemise tegu märkan, tõde märkan, vale tead. Ma märkan inimeseks olemise ilu märkan, venda märkan, õde head. Ma märkan inimeseks olemise tegu märkan, tõde märkan, vale tead.
see on Rändaja inimeseks olemine on tema just ilmunud albumi pealkiri ja see oli nimilugu. Sa siin vaatan nii mõnusalt kössi vajusid selle loo ajal. Ta aina rohkem ja kirjutasid paberi peale, ma vaatan B-julm. Mis toimub? What's going on? B-julm ma kirjutasin paberi peale sellepärast, et kui see lugu algas, kui ta oma esimest osa seal laulis, siis mulle kangastus silma ette, et seda laulab B-julm. Ja, see on üks viis kuulata seda muidugi. See oli nii tema hääle moodi see, nagu ta teeb seda rääb. Ma ikka niimoodi räägib. Rulers of the G. Tallinna Express. Kuule, sa kindlasti panid tähele siin loo teises osas neid heli moonutusi huvitavaid. Jah. Kas see on nagu tänapäeval nüüd sellise autori laulu plaadi peal tavaline? Mina eriti ei kuula neid, eks ma ei tea. Mina ka neid nii väga palju ei kuula, aga see oli... ikka kõik asjad ära. Ei, see oli, kus häält moonutatakse. Kus häält moonutatakse, ja siin ei olnud ka akustilisi trumme, nii et see põhimõtteliselt oli sinu musa. Ja mulle meeldis ka, kuidas seda soundi nimetatakse, mis siin tilises, kilises, trillises. Ütle. Äkki oli triangel? Ma ei tea, mis sa Jaani arvad? Ma ei tea, mingi elektroonika, ma arvan. Synteetiline triangel, see oli tõstev, tuju tõstev, heaolu tõstev. Ja tõepoolest see, kuidas see hääl muutus seal, mulle meeldis, see tekitas tahtmise muidugi jälle produtsendiks hakata ja öelda, et väga hea, et moonutaks veel moodi, veel rohkem. Et see efekt, see väga mahlakalt välja toodud akustilise kitarri peal pigem sellise üsna standardse asja mängimine, aga siis oleks hääl täiesti ära moondatud. Küll see oleks hea efekti andnud, aga pisut muidugi andis, aga minu fantaasile andis ta selle et see võiks olla veel rohkem ära kistud, et ta muutus seal jah, täitsa androküünseks vahepeal ja tekkiski selline tunne nagu mingisugune digi olend on sattunud kadakate või heina vahele seiklema, see on meeldiv... See on digiolend või? Digiolend, jah. See ei ole nii naljakas. On küll. Digiolend kadakate vahel on ikka naljakas. Kuidas? Okei, olgu. See on ikka, jah. Mulle põhimõtteliselt, kui sa näiteks neid, mis need on, need Pikachusi tagajad või mida otsiti nende telefonid, neid sa võid leida ju kadakate vahel ka. Ma olen näinud vähemalt. Enam ei otsita. Pokemonid, jah. See on jumal, tõesti. Ei, need otsiti, kui see buum oli, ma nägin inimesi, käisid ringi telefonidega, püüdsid neid ka Hiiumaalt kinni. Kus juures minu poeg tegeles ka ju nendega ja sai Hiiumaa laeva peal paar korda 2 väga head, väga raret, nagu ta ütles. No, näed. Väga raret Pokemoni. Väga rare digiolend oli siin loos. Üleüldiselt oli meeldiv olla selle loo saatel, kuigi kui mul tuli see pressiteade selle plaadi ilmumise kohta ja ma nägin, mis on plaadi pealkiri inimeseks olemine, siis tegin jõuat, jumal küll. See on see inimeseks olemine. Mida sa kardad seda liigset tõsidust siin või? Liigset inimeseks olemine. Ja ega see inimeseks olemine ei ole tõesti lihtne. Nagu sa aru saad, ma tahan neid digiolendeid. Ma saan aru, jah, aga see kõlaski nagu, et sa oled kuskil kadakate vahel ja lõpuks seal loo teises osas hakkavad need seened tööle juba. Jah, täpselt. See ongi üks inimeseks olemise nagu kõige mõnusamaid hetki, mis saab inimesel olla. Sellest siin lauldaksegi äkki. No super, siis ma panen 8. Tubli. Jaan.
Ja mul esimene tunne, mis tekkis siis, kui need sõnad sisse tulid, oli see, et pagan, et natuke piinlik on, aga samas ma nagu veidike nagu hindan ka seda, kui keegi julgeb olla nii-öelda cringe, et ja ka inimene võib ka lihtsalt loll olla. Ja võib juhtuda, aga noh, aga pigem ma arvan, et tihti ikkagi on ka seda, et ta nagu teab küll, et see on veidike selline imelik asi, mida nüüd valjult välja öelda, aga ta siiski ütleb, on ju, et ühesõnaga, et mul olid selles mõttes kahetised tunded, et muidu mulle selline esoteeriline sisekaemus nagu väga nagu lemmikasi ei ole, aga samas nagu ma ka hindan kui keegi nagu julgeb teha seda valjusti. Instrumentaalne pool oli päris lahe selline psühhedeelia ikkagi natuke tuli läbi sealt, mis tõenäoliselt on ka selle loo autorit mingitel etappidel mõjutanud. Huvitav, kes selle produtsent oli, ei tea? Jah, ma võin vaadata, aga iseenesest on see ju huvitav, kui meil on... see Jose või? Kohe vaatame, aga vaata, kui põnev on, et ilmuvad ka nagu Eesti siis seda sorti nagu autorilaulu või kuidas, folgiks ma mäletan, ei lubatud seda omal ajal millegi pärast nimetada, et see on autorilaul. Aga muidu instrumentaalis oli palju huvitavat. Aga sinna nüüd see psühhedeelia ilmub, see on ikka päris äge. Ei, siin on ikka ainult Indrek Tammoja ja Produce By on lihtsalt üks kriips, et ehk siis ei ole viitsitud kirja panna. Lahe, kui ta selle ise tegi, siis seda enam lahe, kuigi okei. Instrumentaalis oli palju huvitavat, need undamised ja see tilin, see kõrge pinin, see trianglilaadne asi ja loo lõpupoole tekkis tunne, et see oleks nagu mingi jõulufilmi teema veidikene. Ta oli selline huvitav, nagu ühest küljest selline sentimentaalne jõulufilmi teema, aga samas ka nagu ikkagi psühhedeelne. Ma ei tea, paneks 7 vist. 7. Merit? Kusjuures esimene seos, mis mul seda vokaali kuulates tekkis, oli Sina, Jaan. Ma ei tea, seal on mingisugune sinulikkus oli selles vokaalis juures mingi paralleeluniversumi mingi beta-versioon. Merit kuulab nii palju punki, et kui ta näeb kedagi meie häälega akustilist kitarri peal, meester Jaan. Aga mul silme ette vanasin sellised üritused nagu, kas see on Viljandi kitarrifestival või? Ei. Kus nad Haapsalus teevad seda vist? Selline üritus tuli pähe, kus kuidagi see muusika kuulamine on selline sunnitud vormis nautimine, et sa pead, et sul on seal need inimesed, kes võib-olla muidu... Selle asjad nimi on keskendumine. Ma võib-olla ei oska muusikat nautida, ma ei tea. Igatahes, jah, silme ette tulid need inimesed, kes muidu muusikafestivalidel, kus meie käime, sinna ei satu, aga siis omale need sellised välja peetud ja peenemad festivalid valivad välja, lähevad sinna veiniga ja kuulavad ja siis panevad ennast sinna olukorda, kus nad teavad, et nad peavad nüüd seda nautima, mis kõike toimub ja see kogu see kitarri näppimine, see oli ka kuidagi sellist, seda kõike sellist sundlus minu jaoks nagu kanaliseeriv või esile kutsuv, et ma tundsin, et mind sunnitakse nagu mõtlema sellest muusikast teatud moel, et see on ilus, aga minu jaoks oli see natuke ka pigem ikka cringe ja see ma pigem oleks eelistanud, et see oleks jäänud selleks meeskitarriga nagu formaati, sest see selline kosmosesse lennutamise produtseering seal lõpus nagu ma ei tea, see tundus natuke robustne võib-olla, et siis ma kujutsingi, et see tüüp on kitarriga avakosmoses ja see tundus natuke imelik. No, see ongi midagi uut. Arju ära. Et nagu need mingid vuhined ja asjad nagu, jah, minu jaoks ta ikkagi peaks siis seal... Akustiline kitarri tohi planeeti maa lahkuda ja... See on keelatud, seda ei tohi lasta sinna kuskile levima. Et nagu, seal oli lennukus olemas, soov olla lennukas, aga ma ei tea, ma ikkagi tahtsin selle looga olla 2 jalaga maa peal ja olla siis seal sellel kitarrifestivalil koos nende Viimsi rikastega, kes koos minuga kuulavad seda. Et nagu mingisugune veidrus seal on, mis võiks ajapikku meeldima hakata, aga ma ei tea, terve album on väljas, Jah,
Võib-olla ma siis proovin selle läbi töötada ja vaata, mis ma mõtlen, aga praegu ma nüüd on siuke 5 äkki, jah. See teeb kokku 20 punkti rändaja ning inimeseks olemine. And I'll slide through in my Jeep and we settle up the issues where we get underneath. I say I see you when you post and delete, and I say you're tired that the lies and the cheating, you know. I wanna, it's not mine if you notice any makeup on the crease of my sheet. I've been the back you but you know one believe me now. Say if you never love again I'm the reason, you know. Say I remind you of the old memories. I'm in your celly and you know one release me. Cause we connected to the old memories. Say I remind you of the old memories. I'm in your celly and you know one release me. Cause we connected to the old memories. Hopefully I was enough for you. Hopefully I was enough for you. Hopefully I was enough for you. The memories haunting me. I can't fall asleep. Wanna know why you made it so complicated. Could've gave me love, but instead you donated. Wanna know why you gave up what we created. Never got to drink to see you and I hate it. See, I remind you of the old memories. I'm in the celly and you know I'm release me. Cause we connected to the old memories. See, I remind you of the old memories. I'm in the celly and you know I'm release me. Cause we connected to the old memories. Hopefully I was enough for you. Hopefully I was enough for you. Hopefully I was enough for you. Aafrika popmuusikat palapealkirjaga Memories. Lojai, tema on nigeerlane ja Tyla või siis nagu ütleks ropeldav laps Tüla on Lõuna-Aafrikast ja see on nende värske singel. Mõlemad on meeletult suurte numbritega, vähemalt Spotify andmetel artistid. Mis need numbrid on? Tülal. Okei, lollid naljad. Tyla on kas mingi 25 miljonit või? Ma ei tea, mingid meeletud numbrid igal juhul. No tema... Oi, vabandust, 28 miljonit ehk ligi 29 miljonit. Ta on, loomulikult on global, kui tal on nii palju kuulajat, ei saa olla isegi Aafrikas võib-olla nii palju. Ja kui siin tõesti huvitab ka Lojai numbrid... See huvitab rohkem isegi. No siis tulevad Lojai numbrid ka üks hetk, ma pean siin paar kliki vajutust ja info on nagu niuhti käes. Peaaegu 5 miljonit. Väike klasside vahe seal praegu on. Natuke on, jah. Üks on mees. Sellest seda ma tean. Meil on vähem numbreid. Jah, aga popmuusikas ongi vist naissooloartistide aeg praegu veel. Meestel läheb jah popmuusikas väga halvasti, ainult surevad. Tyla puhul
toon, mul on nende varasemate reliisidega niimoodi mööda külgi maha jooksnud, et ei ole sisenemisnurka leidnud tema sellesse muusikasse, aga siin selles loos mulle meeldis, sest selle tüüpiga oli see lauluosa kuidagi sellises kaunis dialoogis, mis nagu see oli korraga kleepuv, aga samas selline mitte kuidagi liiga lailaks minev. Ma liiga palju sõnu ei kuulanud, aga kui need ei häirinud, siis järelikult need olid pigem maitsekad. Ja suhteliselt omapärase sellise ülesehitusliku ja rütmilise näoga lugu, kuigi nagu ka mitte midagi nagu liiga järsku ega robustset ei teinud, aga see oli lõpuni välja kuidagi väga stiilne. Mulle meeldis, et oli üsna selline hillitsetud vist võiks öelda, et tegi au Aafrika praeguse popmuusika pärandi natuke võib-olla siis ka läänelikku elementi sinna sisse tuues. Et jah, mulle üllatuslikult palju meeldis see. Minu jaoks on see 8 minu jaoks. Jaan, sa kindlasti muusikuna panid seal, vähemalt seal salmi all mängivad bassi tähele. Ja vist, aga ma igaks juks ütlen ära, et ma on selline natuke, ma ei tea, robustne muusik või et ma ei ole nagu nii peen tüüp, et kohe kõik harmooniad oskan ära logida, aga mulle meeldis see lugu. Mõtlesin, et see oleks hea lugu, mille saatel võib-olla õhtusööki valmistada, et ei hirmuta nagu abikaasad ka ära ja ei hirmuta ka mind ära, et selline asi, mis võiks meile mõlemale sobida, mis on suht haruldane, et selles mõttes mõnus ja kui kolmas kord see la tuli sisse, siis see nagu täiega võlus ära, siis ma olin nagu, et okei, ma pean seda lugu veel kuulama hiljem, et kuidagi nagu kuidagi võlus ära mind see lugu. Ilus, mõnus soundis ja tore. Kui ma eelmisel panin 7, siis peaks sellele 9 panema. Okei. Oleks tahtma kohe mitut asja juurde küsida jutu peale. Okei, süüa meeldib teha, siis ma saan aru sulle, et mis su hitid on? Igast asjad. Näiteks täna ma just panin slow cookima ühe pajaroa kitselihaga. Okay. Selline 5 tundi cookib seal mingid Worcesteri kasta ja mingid juurviljad ja asjad sees. Okay. Aga muidu ma teen igast asja, mul meeldib teha näiteks Hiina toite, näiteks maputofut teen vahel. Ma just käisin Hiina toidu koolitusel, kus ma õppisin ka pelmeene tegema paremini. Ja siis risotto on mu ting. Paremini? Okei. Siis, wow. ja siis teine küsimus, no super, ja siis teine küsimus, mis ma tahtsin küsida, et mida siis elukaaslane kuulab, House'i või? House'i kuulab ka, ta kuidagi Spotify'st nagu nende algoritmide igast asjadega ta leiab mingit muusikat, et see peab olema selline instrumentaalne muusika, mis on veidi nagu huvitav, aga mitte ka liiga häiriv või mitte liiga selline intensiivne, et saaks toimetada kodus või mis iganes, et ta kuulab palju rohkem muusikat kui mina ja siis jah. Selge. Siim? Algas lugu sisse juhatas ennast sellise 30ndate Hollywoodi või music hall kõladega, see klaver, veidi tolmune klaver kuskil suures ruumis, äkki oli seal muid instrumente ka ja siis tegelikult läks nagu palju värvilisemasse, mahlakamasse suunda ja see kahjuks ei sinna tahaplaanile. See oleks huvitav olnud, kui selles Afrobeats muusikas oleks just see kõla, see külm, vana kõla jäänud esiplaanile, aga see korraliku judaga bass veel ka juurde ja nii edasi. Imelik lugu oli ta nagu sellepärast minule, et ma nagu tunnetasin, et ta peaks olema selles valdkonnas nagu quiet store muusika, eks ole, mida on Afrobeatsis väga-väga palju ja mille vast nagu mille vibe'i aluse panija või vähemalt kõik saavad aru kohe, kui ma selle, mis asi on quiet storm on Zade, eks ole ju, ta oli ka Nigeeriast pärit, eks ole ju.
ja aga ta ei tekitanud minust nagu seda, ta ei maandanud mind ära miskipärast, ma saan aru, et Meriti ja Jaani maandas ära, aga mul jäi nagu kuhugi, ta jäi mingisse ebakohta, minul sellist korralikku rahulolu tunnet ta ei tekitanud ja jäi pisut igavaks. Igavaks, jah. Seal kandis muidu seda Quiet Stormi mulle eriliselt meeldivat tehakse väga palju, aga kui ma teen omale seda sorti afrobeatsi playlisti just ka selle mõttega, et süüa teha ja selle taustal panna, siis ma ei pruugi seda sinna sokutada. Samas mind just praegu nagu intrigeerib see, et mis see asi nüüd oli, et mis mind seal segama jäi. Mis su punktid on siis? 6. Siis üks suure tülijärgse vaikse äraleppimise soundtrack, ma hakkasin Okay. Süüa tehes, ma arvan, äkki siis koos. Mis siis teeb 23 punkti või? 8 + 9 + 6, mul on üldse, jälle olid mõtted mujal. On vist, jah. Aga jah, ehk siis 23 punkti Lodja ja Tyla ning Memories. Jaan, ma tahtsin selle kitse liha kohta küsida. Jah. Et sa oled varem ka teinud, jah? Kitse korra, jah. Tegelikult selle kitsega on meil selline lugu, et me ise sõitsime tal otsa. Ja siis... Okay. Metskits lausa. Metskits, jah. Ja siis oli nii kahju nagu siin õnnetus. Ja siis korraga kellelgi tekkis mõte, et aga võtame kaasa. Ja siis võtsimegi ja nülgisime ära kuidagi, keegi meist ei olnud seda nagu iseseisvalt kunagi teinud, aga saime kuidagi hakkama ja veri oli ju vaja kõigepealt oli veri välja lasta kähku ja siis nülgida. Aga sul on siis autos kaasas nagu, ütleme, või ta sai kohe surma või? Ja ta tegi viimased hingatõmbed ja siis suri seal samas. Aga ma just mõtlen selle, no ja mis teha? Happens, ära sõida autoga, siis on käi jala ja mitte ükski metsloom ei saa surma, et sellega lihtsalt nii on ja midagi pole teha. Või siis lenda lennukiga? Ei, ma lihtsalt, et ma tean, see on õudne. Mul ei ole ette heitud praegu. Ja, aga ma tahtsin selle maitse kohta küsida, sest mul on kapis on juba, suvest saati on üks jääkapis, üks kitseliha, akliha ja ei julgenud teha, sest ma kardan, et tal võib juba spetsiifiline maitse olla, et et on mingi külalised, siis nendega, mis asi see on? Mina nagu üllatusin, et väga hästi maitseb, et ma alguses mõtlesin ka, et veidi kahtlane, eriti kui ise näed seda kõike protsessi, aga ei, maitseb nagu oleks restoranis tellinud liha. Tal ühesõnaga ei ole väga sellist tugevat oma mingi spetsiifilist maitset siis, aga ma kardan, et see metskits on vist niikuinii teissugune, kui ütleme siis talu peetav kits. Ma ei tea, sellel kitsel ei olnud mingit imelikku maitset küll, ta oli üsna neutraalne nagu veiseliha moodi. Mõni ei saa lammast, eks ju, sest et on liiga spetsiifilise maitse. See kits oli vähem spetsiifiline kui lammas. There you go. Mind tuntakse nüüd siin ja sealpool linna, aga ma ei tea neist kedagi. Mind tuntakse kui seda ühte venda, kes ei oska ainsana õigel ajal koju minna. Aga miks ma üldse peaksingi, kui sa oled praegu minuga veel siin? Pühid pisarad mu silmadelt, valad kütust mu käest sildadel, oled minu sõber, isegi kui olen nõmel. Sisimas ma soovin head, kui ütlen halba, sa tead, kui ütlen halba, ma lihtsalt tahan, et sa teaksid tõde. Sina oled minu sõber, sa oled nagu vend või õde, ainult sina pühid pisarad mu silmadelt, halbadel ilmadel oled siin, et olla minuga. Sina oled minu sõber, sa oled nagu vend või õde, ainult sina pühid pisarad mu silmadelt, halbadel ilmadel oled siin, et olla minuga. Pegeri onks mu semusõge, ta kõnnib viltu, sest tal vasakule kõver, ja kui ta tujukas ja vahest notan nõder, siis armastusega ma hitin tema õde. Sa oled minu parim homie, let's go baby, puujame koos, saime kuulsaks elu nagu Truman, sa tead, et olen olemas, kui elu sulle too much, sest ma olen siin, et olla sinuga. Sina oled minu sõber, sa oled nagu vend või õde, ainult sina pühid pisarad mu silmadelt, halba
hoiab sõpru heid, pea vastu sõber, pea vastu sõber, aeg kõike näeb, aeg hoiab sõpru heid, pea vastu sõber. Sina oled minu sõber, sa oled nagu vend või õde, ainult sina viid pisarad mu silmadelt, halbadel ilmadel olen siin, et olla minuga. Sina oled minu sõber, sa oled nagu vend või õde, ainult sina viid pisarad mu silmadelt, halbadel ilmadel olen siin, et olla minuga. Pea vastu sõber, aeg kõike näeb, aeg hoiab sõpru häid, pea vastu. Sina oled minu sõber. Glitch Erik ja Max koos Erich Kriegeriga Sõbra laul nende värskelt albumilt Klaab Schlager. No Siim, ma tean, sinul on softspot selle Eesti päkapiku disko vastu, et kas nüüd, kui see muusika teeb jõulist taastulemist, oled endiselt salaja rõõmus? See uus päkapiku disko, see on teistsugune. Nuu päkapiku disko? Nuu pagadi, kurat. Nuu päkapiku disko, väga keeruline öelda. Ma ütleks, et päkapiku reiv. Päkapiku reiv. Okei, see ongi päkapiku reiv hoopis, mitte siis vanasti oli happy hardcore, aga päkapiku reiv. Päkapiku reiv. Ja see trillises ja trulises väga kenasti minu arust see reivi muusikana. Ma kaalustan, et Boy Pepperoni on seal selle loo äkki produtsendi tooli peale istunud. Naljakas on see, et see rütm on neil tõesti nii kiire. Mul nagu natuke kuulates hakkan hingeldama. Väsin ära, et ma mõtlen, et kui ma olen kontserdil või kui ma olen laval, üks nendest Max või Glitch Erik, et ikka ära väsitab, võtab hinge kinni, kui nii kiiresti peab üles hüppama ja rääkima publiku peale. Ma mõtlengi publiku väga noortele, need nagu nii hüppavad rõõmuga. Ja see on ja see on väga kasulik, see on kasulik. Ja see on kasulik ka hüppama, et las nad hüppavad seal. Ja pingpongi pallid. Ja kuidagi, ma ütle, et see on nüüd kuidagi halb praegu või et see on etteheide, aga mingis mõttes on ebatavaline kuulda seda laadi muusikat praegu sellisena, et seal ei ole mitte ühtegi roppu sõna, mitte ühtegi sellist provotseerimist, see oli hoopis selline bromance lugu, on ju, proude omavaheline sõprus ja teineteisest lugupidamine. Ja peetakse lugu ka vanematest inimestest. Peetakse ka vanematest inimestest. Keelekasutusõpetaja tuli siia lõppu ju röökima. Jah, tuli sinna tõi sellise huumori nagu pastat, määris ikkagi sinna sisse peale. Kas sa oled seda Klaab Schlagerit siis kuulanud ka? Ei, ma ei ole kuulanud veel seda. See lihtsalt just ilmus. Advance kopit ei saanudki. Advance kuulamise üritus oli eile õhtul, aga mul ei olnud mahti võimalust sinna minna kahjuks. Klubis Hall. Vau. No ega ma seda lugu iseenesest kuulama ei hakka, aga mul on tunne, et sellesse päkapikku reivi see lugu midagi nagu uut, värsket tegelikult justkui nagu annab. Ta ei olnud agressiivne, ta oli ikkagi selline, nagu ma ütlesin, sillerdav. Ma nägin Õlle Summeril kellegi nende seti. Nii. Seal mängiti selliseid lugusid. Ja siis oligi hästi palju lapsi, kõik hüppasid. Täpselt nii hüppasidki selles tempos. No on ju tore, kui inimesed hüppavad, eks. Jah, see on hea ja kui lastele meeldib ka mõni selline artist, kes
ei ole nagu täies mahus vulgaarne. Absoluutselt nõus. Mulle ei meeldi ka ropendavad lapsed. Panen 7. No Jaan, sa oled ju ka tegelikult mingis mõttes ju sellist reivi teinud, mis lastele meeldib, et kuidas kolleegi hindad? No jah, kolleege tegelikult ei tahaks hinnata, sest pärast kohtume seal valges telgis kuskil lava taga aga ma ei teagi, tuli mingi pilt silme ette, kuidas kusagil Kohtla-Järve Jaanitulel oled 17, oled just joonud pool pudelit lauaviina ära ja siis oled kaelakuti oma prouga ja tuleb see lugu ja siis on nagu teie hetk. Aga... Ja vaatad kelle vastu hambaid anda. Vist mitte. See Eric Kriegeri tulemine oli hea nali. Ma millegipärast esimese asjaga mõtlesin, et äkki see on mingid AI-ga tehtud Tõnis Mägi, aga... Aga üks mõte oli see, et nagu see tümm oli hästi basic ja nagu nii basicu tümmi suhtes isegi tahaks, et oleks nagu toorem või nagu selline nagu selline mingi hardbase'i tümm juba, vaata selline... Aga see on puhas, eks ju, mainstream, et seda vist mängitakse ka raadios, ma eeldan ja... Võib-olla. Aga muusika hindamisega on nagu see, et mõnes mõttes see võiks hinnata, et objektiivselt justkui nagu see lugu toimib, aga samas kui me hakkame lugusid nagu kogu aeg objektiivselt hindama, siis tuleb mingi keskpärane tulemus, et ma isiklikult ikkagi nagu minu jaoks ei ole sellel lool nagu mingit funktsiooni või et ma ei naudiks selle uuesti kuulamist, kuigi nüüd kus ütled, et see on see albumi nimi oli Schlager, et siis on see nagu selline kontseptuaalalbum, et siis see make ib rohkem sensi tegelikult nagu, et kontseptuaalalbumi puhul nagu see on kõik okei. Club Schlager. Club Schlager, jah, et jah, kuigi Klubilaulud. No, klubi Schlagerid. Schlager, kas ei tähenda laulu või? Et võib-olla mingi osana teatrietendusest kujutaks seda täitsa ette, aga muidu, ma ei tea, 5. Merit, sinule meeldib noorte muusika, ma tean. Jaa, mulle jättis mulje kui tunnusloost, mis iseloomustab seda, mis mu meessoos sõprade vahel toimub, kui nad kuskil suvisel festivalil koos kusele Süüke salamõtte ma kuidagi avanes selle loo kaudu. Üldiselt ma olen selle uue Päkapiku disko osas reserveeritud olnud, sest iga kord, kui mõni uus track mulle perimeetrisse satub, siis see läheb nagu huumori ja stilistika mõttes saati minu jaoks piiresse, et selle võrra rohkem ma ei üllatunud, et see kuidagi puges mulle selles mõttes küll hinge. Võib-olla, ma üldse ei arva, et see oli sellepärast, et seal ei olnud troppe sõnu või et see oli jah, et seal ei olnud troppe sõnu mingitel muudel põhjustel. Ta oli lihtsalt nunnu ka selles mõttes, et ta oli küll siis justkui ümbertöötlusest Erich Kriegeri loost, mille puhul ma olen veendunud, see kuskil oli veel enne, aga ei tea täpselt, et see oli ausa sõnumiga ja see nagu kogu see kiire taust seal ka mõjus mingis mõttes hoopis rahustavalt koos selle sõnumiga. Ja ma eile vaatasin intervjuud ka nendega, see oli Eesti Televisioonis Ringvaates ja siis seal nad ütlesid ka, et nende muusika on seal kuskil vahepeal, et mille vahel? Vanuses 14-99 ja see lugu nagu minu arust natuke nagu tõestab seda ka, et siuke universaalne lugu, mis tõesti võiks töötada lasteaias ja ma ei tea, pensionäride kuskil ajaveetmiskeskuses mulle tundub isegi, et ma ütlen sellele loole jah ja annan sellele 7. Ma arvan, et pensionäride keskuses
võiks võimelda natukene rahulikuma muusikaga igaks juhuks. Mõtlesin ka seda, et kui nii tempokas asi on. Ma tahan teine pension. Natuke ohtlik tundub. Ohtlik, jah. Klitšeerik ja Max, sõbra laul ning 19 punkti. Okay, make sure it's on low. Okay, make sure it's on low. Siin natukene ka uuemat trummi ja bassi artist, kelle nime ma ei ole kunagi teadnud, kuidas hääldada, aga mina nimetan seda Taiks, ehk siis tõh on suurem kui I. Ja tema värske EP Ride the Plane, Merit, trummi ja bass, selline huvitavat sorti nagu Tai seda juba väga-väga kaua teeb. Jõuab vahel ka minu lauale. Ja, see Tai või? Trumm ja bass. Okay. Sest jällegi närvilised lood teevad vastupidiselt oma olemusele hoopis rahulikuks. Aga kas see oli närviline? No ma arvan, et võiks, kui üritada objektiivselt võtta, siis tegelikult nagu vist on, et see on selline paanikahoo servale ajav
lugu küll, aga võib-olla siis selle serva peal olek on see kõige rahulikum moment, kus sa veel ei tea, et kas tuleb või mitte. Jah, toimus palju, ma isegi tahaks mingit onomatu poeetilisi sõnu siia ladud, et kirjeldada seda, mis seal toimus. Samas nagu vorm püsis üsna nagu ühelaadne, et aga jah, see oli siuke kiirendus rajal hullu panemise muusika. Ma ei ole kiirete autode fänn, aga see lugu võib-olla natuke tekitas selle isu, et tahaks kardirajal vähemalt sõita niimoodi, et ei pööragi tähelepanu, kes seal sinuga veel koos sõidavad, lihtsalt paned soolod. Jah, mis ma tahaks veel öelda? Ei olegi vist miskit, mis praegu kuklast kohe tuleks. Ja meeldib siuke rabistamine pigem. Viisakas track, 7 punkti. 7. Jaan, kuidas suhtud? Ma pole kunagi nagu väga drum and bassi nagu niimoodi spetsiaalselt ise nagu peale pannud, aga paar kord olen mingitele pidudele ikka sattunud ja pigem on see kogu nähtus sümpaatne. Selle loo puhul oli tunne, et sellel on selline tugev, kuidas öelda, young energia või selline fokusseeritud vibe, et nagu mind over matter või mingi taoline nagu tunne oli siin sees, mis mulle nagu meeldis. Ja siis oli veel mõte, et see on võib-olla nagu mingiks DJ setiks nagu mõeldud lugu, et seal ei peagi olema nagu mingi väga arengut ühest kohast teise, sest loo teises pooles tekkis tunne, et okei, see muster on mul juba nagu selge, et ta lihtsalt kordab seda mustrit, aga mis on vist okei, kui sa nagu nii miksid ja vaatad ise, mis sa teed edasi. Aga kuidagi sümpaatne oli just see, kuidas ta nagu kontrollis kõike seda, neid sounde ja värke. See on jah, mingi rooli hoidmine oli, mis väga paigas. Hästi täpne kuidagi, jah. Et see oli nagu sümpaatne ja mõnus, ma ütleks, kas 7. Siim, selline... Minu jaoks, mul ei tundunud see üldse närviline. See oli täiesti konkreetse ja korraliku grooviga lugu. Kohutav on see, et ma ei salli sõna groove, aga ma aina tihedamini kasutan seda. Mingit analoogi ei ole sellele? Ma kuutan ette, et need analoogid on veel hullemad. Ja see oli... pedaalis seda oma groovi ja tegi seda väga hästi ja mulle istub see, kui seda loo dünaamikat luuakse nende mingis mõttes nagu napakalt sisse tulevate teiste soundidega. See on, tegelikult on see hoopis teine muusika kirjutamise keel kui see, mida siis rändaja seal alustuseks tegi, eks ole ju. Ja see kõik need tõesti, nagu nad siin ka juba ütlesid, roolitult või et nad tulid täpselt huvitavalt, mõnusalt tekitasid panin mind groovima. Ütle mulle mõni groovi analoog siis, mis nagu veel hullem on. Vagu. Kurviline, ei, kurv. No seda tähendab, vagu. Kündis vagu päris hästi. Sa pead umbes midagi sellist silmas. Jah. Aga täitsa hästi kündis, jah, vagu. Püsis hästi vaos. Ja põhimõtteliselt hoiab heas vaos siin. Hoiab hästi vaos ja kui hea vaos. Ma likesin seda pala. Likesid, jah? Väga hea, palju ka sa liketad? Ma liken seda 8-ga. 8-ga, jah? Jaa. 22 punkti, tuli teiseks, võitis... soundid olid aegalt nagu toredalt astusid sisse kuskilt ulmefilmi eriefistest. Tahtsid kogu aeg tulla kusagilt, aga ta nagu ei lasnud, et see nagu oli see mingisugune ninja, kes neid peletas neid mingid hirmsaid passe, nagu mingid vastikuid põrnikaid, kes talle kallale tulid teid. Aga meil on veel rääkida üritustest. Mina alustan tavaliselt, minul on soovitus minna homme
minge Meister Jaani esitlusele, Von Krahli, kas sul on mõni soendaja ka? Jaa, Krahlis on Tont, kes teeb väga arva laivi. Trummi bassi. Kuigi jah, siis ta Junga nime all teeb ju trummi bassi väga head. Jah. Et kui ei ole kuulanud, siis soovitan kuulata, väga hea on. See on tore. Hea bassimees ka. Ei ole tusane. Tont on väga lahe, aga kahju, et sa ütlesid seda, ma oleks ise soovitanud muidu enda kontserdile minna, ma ei teagi, mis ma ütlen. Sa saad ka seda soovitada. Ja, see ei ole keelatud. Minu soovitused jäävad novembri lõppu sellisesse kontsertpaika nagu Helitehas. 29. november esineb seal Rootsist pärit uue laine räpi Pärdik Pladee ja järgmisel päeval suhteliselt kuulus, jah. Ta on ka vähemalt korra Tallinnas esinenud ja 30. novembril järgmisel päeval on seal Perl Human, ka Tallinnas juba käinud tüüp, aga tema on rohkem sellisest rabedast, ragisevast hüperpopi suunast ja selline sootu digitaalne olend. Kihvt. Mul ei tule midagi liiga olulist endale kohe pähe, aga ma ei tea, tulge Von Krahli sünnipäevale 31. oktoober, Zahir Jaskona. Ma mõtlesin, et Exploitedid ikka soovitad. Oled veel pungimutt ju. See on suvel elu. Hoiame hobuseid. Ei hoia. Huvitav see paber, mida ma täna sodisin, annab mulle jumalast halba vaibi. Tavaliselt mul on nagu hea tunne selle, aga praegu kuidagi nagu ei ole hea. Eelmises saates sa joonisid 2 tükki täis, mulle tundus, et viimase ja tegid tervikuna selle gorillase loo ajal. Jah. Ma ei tea, kuidagi on paha see kord. Muidu mu kuulajale veel öelda, üsna profid joonistajad on, et ma siin olen kuulnud ka, et te joonistate, aga ma mõtlesin, et see on midagi palju nagu algelisemat, aga ei, üsna prof. Siim teeb iga saade midagi, aga kelle lugu oli Quiet Storm? Terve saade on see vaevanud. See ei olnud mingi euro... Ei, palun ära nüüd hoia oma hobuseid, tähendab, ära tee endal, ära planeeri. Loo pealkiri või? Kelle lugu see on, kellest üldse see alguse sai? Ja mul on ta nimi on keele peal ja ei tule ja see nii häirib. Mul on see plaat kodus. Kelle lugu on Quiet Storm? Kus see üldse see termin kasutusele tuli? Sa tead teda. Must mees. Tema see on super lugu. Jazz. Ei ole mingi jazz. Souli laulja. On aeg lõpetada saade. Ja minna guugeldama. Jah, guugeldama. Astumisest uksest väljas tuleb meelde. Mul on hea meel, et meil oli külas Meister Jaan, küll esimestega, ma loodan, et mitte viimast korda ja edu plaadiga. Aitäh, laheli. Et bänd, et siin nagu selle bändiga ka omaks võetakse. Kindlasti võtavadki. Stuudios oli ikka kriitikud Siim Nestor ja Merit Maarits, mina olen saatejuht Raul Saaremets, kes unustas meie ilusat taustaloo käima panna, aga siit ta tuleb. Kindlasti ootasid juba, et millal see tuleb, nüüd ta tuleb. Head aega! Head aega! Ciao!